tõsi selget mõtted, mis ta ilma elust ajab, oleksid kui kuldsed mõtted, mida Euroliit hädasti vajaks. Kui saaks Andres parlamenti, liberaalid lööksamenti, seetõttu 9. juunil jalge ette võtta jäi ära valimiste tuuril ja vali parlamenti õigem mees on meie endi teha see, kas nuumame parteide istumisrahvale jätad vaid leiva ja meel või anna neisse oma elule siis, et oleks avannast meil oma mees. Et oleks avannast meil oma mees. Mind ei lakka imestama, et Eesti valijad suudavad vaid ette kujutada olemasolevate poliitikute poolt hääletamist. Kui küsin inimestelt, miks nad hääletaksid Reformierakonna, sotsiaaldemokraatide, Isamaa või EKRE liikmete poolt, siis sageli vastatakse, et ainult poliitikud on asjadega kursis ja teavad, kuidas valitsusbürokraatiat kasutada. Vastus vihjab ideele, et poliitikud on mingid geeniussid ja ülejäänud elanikkond ei suudaks õppida neid asju, mida poliitikud õppisid tööl oleku kogemusega ja maksumaksja kulul. Need samad poliitikud esinevad teledebattidel ja ettekannetel põhjendamatu üleoleva kindlusega, nagu oleksid nemad ainsad, kes suudaksid keerulistest küsimustest aru saada ja lihtrahvale seletada. Mina olen kindel, et iga teine maainimene saaks kausitäie tähestiku suppi süüa ja välja sittuda paremaid ja loogilisemaid seletusi. Meie peaminister arvab, et tema ainuüksi saab elektripirni vahetamisega hakkama, sest ta peab ainult tõstma pirni pistiku kohale ja maailm, mis keerleb tema ümber, keerab pirni ise pistikusse. Ma rõhutan, et poliitikutel pole mingit teadmist ega kogemust, mida kõige tavalisem Eesti kodanik ei saaks, kui neid valitakse samasse ametisse. Urmas Paet on hästi näidanud, kuidas kogenemata ja teadmisteta Mats käitub karjääri alguses. Yana Toom näitab, et Eesti meelsus pole oluline Eestit esindades. Pentos Autorollos ja Mailis Reps tõestavad, et moraal pole saadikule oluline. Aga kui rahvas pikalt neid ametis hoiab, siis mitme aasta jooksul õpivad isegi sellised varjama lojaalsust, ebaausust, ebakompetentsust ja sobimatust. Kogemus toob kindlasti kaasa poliitikutele teadmiste ja arusaamise rikkuse, aga on üha enam tunnustust sellele, et isiklikud omadused mängivad tõhusas juhtimises olulist rolli. Neid isiklikke omadusi on leida väljaspool erakondi ja üksikkandidaatidega ei kaasne väärakad seisukohad, mis on seotud parteidega. Erakondade fanaatilised kinnisideed kogu majanduse maksustamisele, keskaegsetele väärtustele, usumoraalile, piiramatule sotsiaalteenustele, isikukultustele, rassismile, ksenofoobiale, valitsuse piiramatule laienemisele, esindajate palkade ja soodustuse lisamisele on positsioonid, mis ei saa viia õiglase valitsemiseni. Erakondliku poliitika asemel tuleb valida esindajad, kellel on individuaalsed omadused, mis võimaldavad neil teha üksteisega kompromisse
ning esindada vastutustundlikult rahva huve, heaolu ja julgeolekut, mitte vähemuserakonna kinnisideid. Me kõik tunneme inimesi, keda iseloomustavad omadused, mis sobivad juhtimiseks. Peame valima selliseid ja mitte neid, kes papagoina kordavad poliitilise erakonna mõttevaba propaganda loosungeid. Autentsuse ja usalduse loomine valijaskonnas on üks tähtis kandidaatide omadus. Valijad soovivad üha enam juhte, kes näitavad tõelist siirust ja pühendumust oma väärtustele. Ausus ja läbipaistvus kõnetavad avalikkust, luues usaldust, mis on tervisliku demokraatia alustala. Kui erakondade kandidaadid näitavad oskust tankida enda ja tuttavate autod ametikulutu hüvitistega, kui nad varastavad köögiseadmeid kontoritest, kui sunnivad alluvad lastehoidjateks ja sulasteks ja kasseerivad altkäemakse ehitajatelt ja ärimeestelt, siis iseseisvad kandidaate leiame rollides, kus üksikisikud on vastutavatel ametikohtadel ja on avalikult tunnustatud heategevuses. Me leiame neid Rotary ja Lionsi klubide liikmete seas ning koolide ja kirikute juhtkondades. Juhte, kes valime isikliku aususe põhjal, saab pidada efektiivse valitsemise alustalaks. Empaatiavõimelised juhid on paremini varustatud oma valijate vajaduste ja murede mõistmiseks, viies reageerivama ja kaasava valitsemiseni. Isiklikud omadused nagu kaastunne ja ehtne soov parandada kodanike elu aitavad kaasa poliitilisele keskkonnale, kus juhid prioriteetseks seadvad neid teenimise eesmärki. Ajal, kui omakasupüüdlikud erakonna kandidaadid kindlustavad oma palgatõusu, hüvitisi ja ametireise, on elanikkonnas leida sotsiaaltöötajaid ja tervishoiutöötajaid, kes on pühendanud oma elu ja karjääri abivajajatele. Rõhuasetus empaatiale soodustab ühtsuse ja koostöötunnet ühiskonnas, ületades parteilised lõhed. Kiiresti muutuva maailmaga toimetulekuks on vaja valitsuses juhid, kes on uuendusmeelsed ja kohanemisvõimelised. Poliitilise kogemusega võib kaasneda vastupanu muutustele ja traditsiooniliste lähenemisviiside kinnistumine. Publiku seast leiame ametid, mis hõlmavad muutuste esirinnas püsimist, probleemide lahendamist ja uute ideed omaks võtmist. Tehnoloogiaettevõtjad, teadus- ja arendusspetsialistid ning disainerid ja loomingulised spetsialistid on sageli avatumad uutele ideedele, tehnoloogiatele ja lahendustele. Valides isikuid, kes toovad lauale uusi vaatenurki ja kohanemisvõimet, loome ühiskonna ja valitsuse, mis saab paremini hakkama kaasaegse maailma keerukustega. Isiklike omaduste rõhutamine poliitilises juhtimises soodustab ka mitmekesisust esindatuse valdkonnas. Kui juhid pärinevad erinevatest taustadest, kogemustest ja vaatenurkadest, on neil paremad võimalused mõista ja lahendada oma valijate mitmekesiseid vajadusi. Tänapäeval valime juhte ainult perekonna dünastiatest ja nende valitsemise ideed pärinevad eelmise aastatuhandest. Mitmekesisus rikastab otsustusprotsessi, viies terviklikemate ja õiglasemate poliitikateni. Valitsus, mis peegeldab oma elanikkonna mitmekesisust, on loomulikult esinduslikum ja paremini võimeline looma kaasavat poliitikaid, mis on kasuks kõigile. Nii kaua, kui jätkame valima ainult poliitiliste erakondade esindajad, on meil parlament, mis ei erine põhikooli söökla toidulahingust.
Poliitikakandidaadid peaksid tõestama oma pädevust tegelikkuses, enne kui neid kaalutakse avaliku teenistuse kandidaatidena. Kui kandidaadid esindavad parteid, ega nad enam meid ei esinda.